Ma kujutan ette, et vürtsised toidud on sommeljee jaoks korralik pähkel. Vürtsised toidud on pähkel, sest et vürts mõjub teatud moodi veinides, ta toob teatud asju veinides esile ja teatud asju ta taandab. Peidab ära. Peidab ära, et siinkohal on meil paar sellist väga head nagu tõeks pidamist, et kui sa võtad kuiva veini, siis vürts sellisel juhul tõstab väga kuiva veini puhul esile happelisust. Et ta taandab ära kõik puuviljasuse, mis sellel on ja kui see hape tuleb esile, siis see vürtsikuse ja happe kooskõla suus tuleb üpriski ebameeldiv, et kui sa kohe seda proovid, et siis... Proovin siis, pean katsetama siis seda kahjuks või õnneks väikse tšilliga. Et nüüd jah, just siis see hape, mis selles kuivas veinis esineb, ta tõstab selle tšilli väga-väga tugevalt üles ja sul jääbki see väga konkreetne happelisus kõvasti mängima, kõik puuviljasus taandub. Ja, hapet on palju. Jah, ta jääb üpriski metallne, üpriski selline agressiivne ja tegelikult äärmiselt ebameeldiv. Et valges veinis on see just kõige suurem probleem alati happega, ütleme punastes veinides tuleb see probleem ka parkainetega esile. Et kui sul on tugevad parkainet, siis see lõpuks kuivatab sul suu meeletult ära ja jällegi nagu siuke liiv oleks suus, et ei ole väga meeldiv. Aga nüüd, kui sa proovid uuesti ja sa võtad seda meie järgmise veiniga, seekord võtad natuke vähem, jah. Mulle maitseb tšilli. Et järgmine vein on meil nüüd magusvein, et mis väga ilusti aitab just vürtsikuse puhul, siis magusus taandab seda vürtsikust. Et siis ta jääb isegi nagu meeldiv. Ta natuke õhetab sul suus, aga samas see vürtsikus ja magususe kombinatsioon suhkrut taandavad ja siis sul jääb see mõnus puuviljasus ja selline... See maitse on praegu palju parem. Seda võiks kohe nagu süüa juua, eks ju. Seda võiks koos võtta. Jah, koos võtta, jah. Et aga siia ma lisaks, et kui me nüüd räägime ka veinidest, ma tooksin ka lisaks siis ka õlle kombinatsioonid. Õlul on just humalad, mis aitavad väga ilusti taandada ka seda vürtsikust. Et kui sa nüüd jälle võtad natukene ja... Suhkab tegelikult juba. Et need humalad samamoodi aitavad taandada seda ja samas õllel on ka ikkagi oma määrane magus suhteliselt tihti, et siis see ka magusus seal kõrval kombineerib. Ütlen ausalt meeldiv. Jah. Et see on ka sellepärast väga tihti Aasia toidu kõrval võetakse üks hea mõnus humalane külm õlu, et see alati ka nagu aitab. Ehk siis vürtsised toidud ja kuiv vein ei käi käsikäes? Ei käi, sest et hape tuleb liigselt esile ja kui sul jääb üks asi domineerima, siis lõpuks sa ei saa seda täit enamust, mis sa võiksid saada. Et magus alati aitab, humalad alati aitavad ilusti. Suur aitäh sulle, Werner!